selline potentsiaalne katastroof tulemas. Tundub, kõik jäid rajale. Mulle, ei, keegi on raja ääres. Ja Mattiisel on praegu liider, aga tundub, et siin on kodagi lõpp tõepoolest vajalik. Martini auto on täiega sodi. Jah, see peaks olema. Ehk siis selline pingele. Ja Perevits ka. Ei, vabandust. Lehtsaar, tõepoolest. Ehk Lehtsaar. Nüüd siia ära ja eks me näeme, kas siin on midagi kohtunikku löönud, igal juhul sõitjad on autost väljunud ja sellega on siis Lehtsaare autot, siis Sõndika saab korraliku tuuningu tesisillaga on ikkagi kehvasti, tundub, et kokkuvõrge on isegi päris kõva olnud. on Mattiisel liider. Ning kui tullakse siit, siis on ja kas silmad petavad või on Perevitsa masinal ka natukene väike tuuning tehtud vahepeal ja ringi minna, siis on kõik võimalused siin Mattiisenil ikkagi mulla eest ära võtta, kuigi nüüd kohanud on Jokkeritega on järg käest läinud igal juhul. Kohe on meil minna vaid üks ring ja heitlus on hetke Kimmel ka, jaa, ma praegu alles panen tähele, et nüüd oleme jõudnud viimasele ringile ja Mattiisel läheb võtta Jokkerit, mis selle superfinaali võidu vaatame, kuhu jääb Mattiisel, kas jääb kolmandaks. Siin nüüd aja küsimus ainult ja daamid ja härrad, super! Siit sõitjad tulevad ja kõik, kes jõudsid ühes tükis finišisse, kõik, kes sõit lõppes natukene varem, igal juhul suur kummardus, suur aitäh teile ja suur aitäh kõigile, kes on selle päeva ja selle sarja ja selle hooaja võimalikuks teinud. See on väga actioni tihe punkt sellele hooajale ja ma arvan, et jätsime ühe kõige pingelisema heitluse viimaseks, et kunagi pole tore näha, kunagi pole hea näha seda, et kuidas autod lõpetavad raja ääres, et sellest on kahju. Aga pinget oli ja selline viis, kuidas hooajale punkt panna on kaunis. Ja nüüd väikene paus ja siis jätkame tänast päeva autasustamisega. Palun taastage lanskontorit, ma arvan, et sellist võitlejat siin ei ole, kellel ei ole.